Tallinna kesklinnas aktiivse Liivalaia ja Pärnu maantee ristmiku kõrval asub Tallinna Politehnikum. Täna pärastlõunal ootas maja ümber hulgaliselt noori. Nende äraootavatelt nägudelt peegeldus vastu politseiauto vilkurite jäine sinine helk. Põhjust andis selleks üks noormees, kes oli kooli toonud relvataolise eseme. Ma kuulsin, et üks 16-aastane automaatik oli toonud mingi relvataolise eseme kooli ja me oleme ikka päris pikalt olnud siin õues juba. Mis kellaajal see juhtus, sest kell juba praegu hakkab 2 saama? Ma ütleks, et kella 1 ajal või isegi varem natukene. 12.30 me hakkasime juba koolimaja poole tulema ja me nägime, et politseiautod olid siin. Ja see koolimaja täna sisse saanud ei olegi? Alguses hommikupoole olime koolis, kuid pika vahetunni ajal me läksime Rimisse ja siis me hakkasime tagasi tulema ja siis rohkem sisse ei lastud. Minu arust oli mingi püstolilaadse relvaga, aga keegi vist rääkis, et see ei olnud isegi päris relv, et see oli mingi õhurelv või airsoft või midagi siukest, et ma täpselt ei olegi kindel. Nii et nüüd ootate, millal jälle kooli saab. Osad on siin koolimajas sees, kes välja ei tulnud. Jah, mõned on enda klassis kinni, et nemad ei saa liikuda ringiga sealt. Versioone, mis toimus, liikus koha peal erisuguseid. Politsei reageeris sellele sündmusele väga suurte jõududega. Avastati siis 2 isiku vaheline omavaheline suhtlus, mille käigus anti üle üks õhkrelv, pneumorelv ja üks isik jäi koolimajja, teine isik lahkus. Hiljem siis see relv leiti ja praeguseks on olukord lahendatud. Sellest sündmusest koolist andsid teada õpilased ise. Tegelikult oli selle juhtumi ajastus veelgi ebameeldiva, kuna just eile õhtul hakkasid Telegram sotsiaalmeedia platvormil levima venekeelsed teated sellest, et täna võidakse Tallinna koolides toime panna mingi terroriakt. See selline hirmutamise ettevõtmine sai alguse eile Telegrami sotsiaalmeedia platvormilt, kus oli siis värskelt loodud selline grupp, kus hakati avaldama sisu või väiteid ja pilte ja videoid, mille eesmärk oli püüda jätta mulje, et just kui Eestis ja Tallinnas täpsemalt on siis ohus koolid, õpilased, et inimesed võivad surma saada. Arusaadavalt sellised teated jätavad jälje. Politsei õnnestus eile ühenduses olla platvormi haldajaga, see grupp sulgeda, kuid kohe tekkis uus. See Telegrami grupp ikkagi on päris suur grupp, et me räägime seal tuhandetest inimestest, kes selles Telegrami grupis on või vähemalt tuhandetest kasutajatest, sest fakt on ka see, et me ei tea, palju seal päris inimesi taga on. Kas me nüüd oskame selle kasutajate kuidagi jagada ära koolide vahel, siis seda statistikat või seda numbrit ei ole võimalik ilmselt praegu kuidagi moodi, nagu seda seos oleks meelevaldne, seda ei saa teha. Politsei salgajad oldi täna kõrgendatud valmisolekus ning pidevalt jälgiti toimuvat. Korrakaitsjate sõnum on selge, reaalne oht puudub ja lapsed võib julgelt kooli saata. Me peame kogu aeg mõistma seda, et meil on inimesed, kes on haavatavamad, ja need on need, kes seda informatsiooni tarbivad ja kui nad näevad seal seda sisu, mida nad eile nägid, siis arusaadavalt see võib hirmu tekitada, see on inimlik. See on see koht, kus politsei peab turvalisuse tagajana olema õigel kohal väljas. Ja kõige parem, mida selle vastu saab teha, on siis mitte lasta ennast hirmutada, mitte jagada edasi. Me oleme teadlikud nii politsei kui kapo, et saada siin aru, et millega võib olla tegemist ja kes võib olla selle taga. Uurimine on algatatud, selle alged viitavad taas ida poolt initsieeritud kübersõjarünnakule. Üks kool, kuhu need kirjad ka eile õhtul jõudsid, on siin minu selja taga Tallinnas Tähesaju gümnaasium ja mida tänase kohta võib veel öelda, ikkagi oli päris palju Tallinnas neid koole, kus täna olid klassiruumid tühjemad kui tavaliselt ja inimesed ikkagi kardavad, lapsevanemad kardavad ja see on täiesti arusaadav.